Selles videos ma näitan sulle, kuidas sellisest helesinisest krepppaberist teha hoopis selline värvilisem krepppaber. Ja seda krepppaberit ma kasutan siis hortensiate õite loomiseks. Värvimisel on mul appi võetud 2 purki, ühes on soe vesi ja teises on soe vesi koos tumeda lilla krepppaberiga. Et ma lõikasin sellest krepppaberist ribad, panin sooja vette ja see siis võtab krepppaberi küljest värvi lahti. Seal on vett umbes 3 sentimeetrit. Nüüd selle jaoks, et värvimisega alustada, pistsin ma kõigepealt krepppaberi sooja vette. Hoian seda natukene aega seal, et ta läheks ilusti märjaks. Nii jääb värv paremini kinni. Pigistan üleliigse välja ja edasi siis loksutan selle värvilise vee sees siis krepppaberit ja nagu näha, siis jääb päris ilusti külge. Nüüd võtan teise poole, kuna me sellest ühest laiusest teeme siis 2 reaga krepppabereisi, siis mõlemad pooled siis teen märjaks. Ja kui sa ülevalt poolt niimoodi pigistad, siis jookseb värv siis ilusti läbi krepppaberi ja kõik saab ilusti krepppaberiga kokku. Siit on näha ka, et mõni kuiv koht on ka jäänud, aga selline ta jääb siis pärast värvimist. Nüüd ma teen siis need ülejäänud 2 paberit ka samamoodi ära. Kui sa ei taha, et see värv jookseks läbi selle krepppaberi, siis pigista üleliigne vesi ainult altpoolt ära, et siis ei lähe see värv siis igale poole. Jääb keskelt selline ilus helesinine. Ja kui sa ei taha, et sa näpud läheksid selliseks tume lillaks, siis ma soovitan kindad kätte panna. Nii, me saidki need krepppaberid nüüd värvitud ja edasi viin ma siis nad välja kuivama. Ja kui nad on kuivanud, siis ongi sul selline kaunis krepppaber, nii et toredat meisterdamist sulle!